Aga hakkame siis minema ja vaatame, kui kaugele me jõuame. Mina olen siis Oliver Berg ja räägin teile täna näitekirjandusest Eestis eelmisel aastal 2019. Ja ma mõtlesin, et kuna me niikuinii peame siin mitu tundi täna istuma ja rääkima, et paneks äkki mõne muu kaadriga vaatamiseks peale lihtsalt rääkivate peade. Noh, nagu vahelduseks või nii. Et lähme siis koos ühele rännakule. Alustame jah näitekirjandusega, mul on siin väike spikker ka ees ja ma keskenduksingi üldiselt täna nagu pigem sellisele traditsioonilisemale näitekirjandusele, mida me siis üldiselt mõtleme draama all, et vaadata, mis seis sellega Eestis praegusel päevil on. Ehk ma alustan sellise üldise nagu temaatilisema sissejuhatusega ja pärast räägin konkreetsemalt siis eelmise aasta teatriagentuuri näidendivõistlusest, pisut Kulka auhindadest ja ka siis käpudega neist näidenditest, mis nende kategooriate alla ei mahu. Ja see tähendab ka seda, et täiesti arvestatava väärtusega tekstid ei pruugi üldse mingisse sellisesse lugemissfääri või nagu ütleme kultuurisituatsiooni jõuda. Nad jäävad kuhugi dramaturgide inboxi sahtlitesse, mis on pealkirjastatud, et kunagi lugemiseks või midagi sellist. Jah, ja teater on nagu selline ordu, selline suletud mäng, kuhu on väga keeruline sisse saada, sest tegelikult need nii-öelda initsiatsioonikanalid on väga selgelt olemas, et kui seda teatriga tegeleda, mine lavakasse. Praegu on akadeemiaga olemas, tahad kirjutada, okei, käi natuke raha välja, mined akadeemiasse. Ehk need, kes on juba justkui selles protsessis sees, kes on selle lavakakooli siis Riituse või Kultuuriakadeemia Viljandis või kas või akadeemia läbi teinud, et seal tekib nagu mingid kontaktid ja värgid, mis seda hõlbustavad. Et selline onupojapoliitika on teatris ikka väga tavaline, see on nagu saanud selliseks status quo'ks, et nii asjad käivad. Et jah, loomulikult teeb suur osa üldiselt nagu elujõulisem. Et draamas muidugi mingist nagu kohutavast kriisist rääkida ei saa, aga ega mingit suurt õitsemist ka ei toimu. Et üldiselt on nagu pidevalt need samad tegijad ja need, kes teevad, neil on nende käekiri välja kujunenud, aga sellist uut verd on ikka suhteliselt vähe. On üksikud algatusi, mis kuidagi julgustavad inimesi, autoreid, et proovige kätt ja et teatritele kuluks see ära. See sama näidendivõistlus on siin väga asjakohane ära märkida. Ja samamoodi see draamateater ikka kirjastab ja raamatuid on tore. Aga sellist nagu suuremat missiooni tunnet teistelt repertuaariteatritelt on ikka vähe. Aga jah, see on nagu selline suletud ring, et kuna kodumaist dramaturgiat näeb teatris suhteliselt vähe, siis jah, publik on kuidagi võib-olla vähem valmis selleks või kipub tekkima selline eelhäälas, et mingi Eesti asi, et ei tea, see on ikka mingi võib-olla pisut selline küüniline sissejuhatus, aga selles valguses on ehk veel selgemini arusaadav, miks näiteks see teatriagentuuri näidendivõistlus, miks see oluline on ja miks see nii väärt ettevõtmine on. Nii, pisut siis eelmise aasta võistlusest. Auhinnatuid töid oli 4. Esimene preemia läks Piret Jaaksi näidendile Siirde riitujad, teine preemia Veiko Märkale Lamba sihvri eest ja kolmandat preemiat jagasid 2 tööd. Mehis Pihla Vladimir ja Urmas Alasi või Alase pärandus. Lisaks märgiti ära Kadri Leppa Astridi valss ja Piret Jaaksi Kas loomad oskavad loendada. Nii et Pireti jaoks väga hea aastakäik, väga tegus ja produktiivne on ta olnud. Et kui tuua esile ka tema dokumentaalse materjali Ilusad inimesed, mis Tartu Uues teatris novembris esietendus, siis see on jah juba 3. tema eelmine aasta silma jäänud töö. Ja kõik need 3 tööd on väga erineva loomuga. Et kui alustada siis Siirde riitujatest, siis ütleme, see on selline kõige paremas mõttes Eesti näidend. Selline lugu kuidagi tumedapoolsema isikliku minevikuga paarist, mitte kriminaalses mõttes, vaid et midagi on nagu neil juhtunud ja nüüd nad kolivad maale Väike-Aleviku elama. Ja selline soine tumedus hoomab kogu sellest näidendist läbi ja ta ongi üsna tugeva atmosfääriga näidend just. Selline süntees nagu pastoraalmaailmast Eesti kontekstis ja mingist sellisest nagu hämaramast, tinglikumast poeetikast, et seal käib vahepeal põder, käib näiteks akna taga ringi ja sel naisel tekib selline emotsionaalne side põdraga ja Kas loomad oskavad loendada on seevastu üsna teises võtmes, ta on selline
pesueht kapitalistlik düstoopia. Nii Huxley kui Orwelli traditsioone põimib näidend, et on midagi nii mõlemast elemendist, lisatud siis näpu otsaga sellist kaasaja aktuaalseid nagu teemasid, et ökoloogiline katastroof ja mingi viirus liigub ka seal ringi, mingi haigus, nii et hästi tabatud. Selline düstoopiline monoliitne maailm, mida juhib kindla käega valitseja, kus on tõde on nende poolt valitud, et see maailmapilt hakkab seal niimoodi varisema. Veiko Märka nimi peaks ka samuti paljudele tuttav olema. Näidendivõistlusele sai Märka teise koha moononäidendist Lambasihver ja seal antakse hääl siis Tõest õigusest tuntud Oru Pearu abikaasale, kes nüüd lõpuks saab rääkida, siis mitte ainult ei pea peksu sõimu kannatama. Et selline mänglev tekst, viited Tammsaare ja teistele tüvitekstidele, aga sellist nagu ühest maailma ta Tammsaare tõeõigusega ei loo, et ta pigem see on rohkem selline, et tulebki nagu see siis Oru Pearu Eit, Manuela tuleb lavale, istub maha ja seal ja räägib, mis ta asjadest arvab ja ta räägib tõesti kõigest, ta räägib, ma ei tea, meie päeva uudistest ja selline pisut följetonelik värk, mida võiks just tegelikult lugemisnäidendiks. Kui me tegime küsimust, kas ta just peab olema näidendi formaadis, et mis see tegelikult juurde annab, et kui näidendi või teatriteksti üks minu jaoks põhilisi eripärasid on suhe ruumiga, et kui mida ta teeb ruumiga, et siis seda ruumilisust on siin tagasihoidlikult. Ruumilisust on rohkem tunda just neis mõlema kolmanda kohatöödes, kus tegelikult selline ruumisituatsioon hakkab väga palju mängima. Kõigepealt Urmas Alase, ütleme Alase siis, pärandus on üsna selline farsimõõtu asi, aga ta on hästi rohkete selliste minipööretega. Et loo keskmes on kaks keskealist härrasmeest, kes koos elavad, Anton ja Armand, aga siis selle tuleb rikkuma üks vari minevikust, et kunagi see tööpartneri poeg ja kellel seaduse järgi on õigus pärandusele, mille nemad niimoodi taskusse nihverdasid. See hakkab tantsad ralli, et kes ja kuidas selle saab, kes mida teab ja selline soe huumoriga lugu, mingite esteetilist revolutsiooni see ei alusta, aga samas ta mängib kenasti sellise ruumisituatsiooniga ja teatrisituatsiooniga samamoodi. Ja ma julgen küll öelda, et igatahes täitsa materjal, mis võiks lavalaudurile jõuda. Ja Mihis Pihlav Vladimir viib farsi siis absoluutselt järgmisele tasemele. Lugu on siis selline, et Vladimir Putin, eks ole. Putin kukub lennukiga alla. Või õigemini ta õnnestub nii, kuidas ma seda lugu nüüd räägin? Kremli Kremli sisering plaanib võtet, kuidas võimu riigis veel rohkem kinnistada. Ja mõtlevad välja, et teeme nii, et kõik presidendi selline ametlik kaaskond, tippseltskond lendab koos presidendiga Stockholmi visiidile, aga siis kukub lennuk alla ja kõik hukkuvad, seal ainult president ise pääseb, kangelane nagu ta on, tuleb läbi tule ja vee ja siis on rahval veel rohkem usku tema vastu ja saame nagu riigis veel kraanid rohkem kinni keerata. Aga siis, kui Putin hakkab õigel ajal välja hüppama sealt lennukist, siis juhtub seal väikesed viperused juhtuvad ja läheb langevari katki ja lennuk kukub pärast alla, aga Putin ise maandub pisut vales kohas, maandub siinpool piiri, siinpool Peipsit ja maandub Jõgevamaal ühes väikses külas. Maandub ühte puukuuri, kuhu ta sajab põhimõtteliselt siis sisse. Jääb ellu, aga levab sul oimetuna. Ja Venemaal hakkavad liikuma kuulsad suurjuht on kadunud. Siis hakkavad Kremlis võimumängud, rahvas tuleb tänavatel, üldine kaos on, mis toimub, keegi midagi ei tea. Ja siis eestlastest noorpaar Silver ja Helena avastavad enda puukuurist Vladimir Putini. Peavad mõtlema, mis temaga peale hakata. Et ei tea, et kas ikka koksata maha või mis tega teha. Et see on nagu põnev ette kujutada, et kui see nagu Eestis välja tuuakse mingil hetkel, Mehhis on ise draamateatris, siis kas saab varsti Russia Today'st lugeda uudist, kuidas Eestis tehakse mingit kunsti Vene presidendi tapmisest ja õhutatakse üldiselt vaenule. Kadri Lepp võtab üsna traditsioonilisema lähenemise ja räägib Astridi valsis loo vanaproost Astridist, kes üritab oma keskeast tütre elu paika panna ja muidu teha kõik nii, et asjad siin elus oleksid korras. Ta on selline tugeva argipoetikaga näidend, keskendub siis selle väikelinna elule, inimlikele suhetele
ja mingis mõttes pisut temaatiliselt sarnane Jaaksi siirderiitujatega, aga ta on kindlasti üldse teise õhustikuga, et on selline ka üsna helge ja noh, mingeid müstilisi põtru sealt ka kusagilt läbi ei jookse. Ja kes ei tea, siis Kadri Lepp on Nugala teatri näitleja ja seda näidet lugedes on samuti tunne, et ta on tegelikult üsna kirjutatud sellisele Viljandi publikule, ma arvan. Nii et ma oleksin pigem üllatunud, kui me paari aasta pärast seda Viljandi laval ei näe. Pisut ka muudest töödest näidendivõistluselt ma ei hakka süvenema, kuna neid töid oli kokku 78. Aga mainin ära, et teemasid oli tõesti väga erinevaid. Oli selliseid intiimsemaid, psühholoogilisemaid näidendeid, mõni selline huvitavam lapse vaatenurgast tekst. Oli teisigi düstoopilisi draamasid veel. Ehk teemade ring suhteliselt lai ja teatril ei peljata välja käia ka ruume ja paiku tegevuse mõttes, mis võib olla mõnele tagasihoidlikumale kirjutajale näivad sellise mureliku ettevõtmisena. Kui uurida lähemalt 2 preemiat, mis meil Eestis näidendite autasustamiseks on olemas, nende fookus on ka ennekõike just lavale jõudnud tekstidel, kuigi vähemalt Kulka kirjanduse sihtkapitali preemia hõlmab ka muidu trükistes ilmunud tekste. Mõneti on nende 2 auhinna vahel, ehk siis Kulka kirjanduse sihtkapitali auhinnad ja Teatriliidu auhinnad dubleerimist, aga kuna Teatriliit annab algupärasele näitekirjandusele preemia iga 2 aasta tagant mingil põhjusel, siis selle dubleerimist on nagu pisut vähem. Aga Kulkast siis nominendid olid Kai Jaareleid Linnade põletamisega, mille ta ise dramatiseeris romaani põhjal siis. Julia Aug Minu Eesti vanaema, Ott Kiluski Kirvetüü, mis tegelikult 2017. aasta ehk siis sellest eelmise agentuuri näidendivõistlusel esimese preemia lavale jõudis siis alles 2 aastat hiljem ja alles nüüd ta siis toodi välja ka Kulka nominantide seast. Ja tõesti toodi välja, et ta võitis selle preemia. Aga nominantide seas oli veel Eva Kohvi ja Indrek Kohvi Tagasi. Seda saab lugeda Loomingust, oli vist juunikuu looming. Karl Koppelmaa, sest meid on õpetatud matusid kartma ja Paavo Piigi, Keter Meresmaa, Teele Pärna, Sander Rebase ja Martin Tiki Gesamtkunstwerk. Kirvetüü jutustab Setumaa elust põhimõtteliselt 90ndate pöörases taasiseseisvumise järgses maailmas. Eks see keelekasutusele ka üks põhine, miks seda esile toodi, et ta küll ei kuidagi proovi tingimata igat seto keele grammatika nüanssi tabada, aga see kõnekeel jookseb seal väga ladusalt, väga lagusalt. Julia Aug Minu Eesti vanaema on selline isiklikum, intiimsem lugu vaatega autori enda pereajalukku. Keskmeks on integratsiooni teema, kodakondsusküsimused, Eesti-Vene minevik ja selline lihtne, aga puudutav lugu. Linnade põletamine, mille Kai Jaareleid dramatiseeris, ütleme mõneti sarnane, selles mõttes, et on mina tegelane, kes vaatab minevikku, ajaraam on küll pisut mitte nii kauges minevikus. Mina tegelase siis naise lapsepõlv, kui ta veel tüdruk oli ja kuidas tema kodused sekeldused isa ja ema vahel ja mis see isa taust oli, et kuidas siis inimene hiljem vaatab enda lapsepõlvel tagasi uue pilguga ja mida ta tegelikult sealt näeb. Ja see on hea näide sellest, kuidas on suudetud romaan tuua lavale niimoodi, et see lavateos pakub ise midagi uut ja ei proovi kuidagi nagu tegelikult dubleerida seda raamatut. Aga et kui sa oled ka seda lavastust näinud, siis raamatut lugedes saad sa mingi teistsuguse kogemuse. Kohvide, Eva Kohvi ja Indrek Kohvi Tagasi räägib 2 riigi, ütleme sellisest teatud kultuursest kongeniaalsusest või selle kongeniaalsuse võimalikkusest. Ja seda 2 sellise koosluse või paari näitel. Ühelt poolt Eestis siis üks vanem mees koos tema tädiga ja mees otsustab, et nüüd kui ta pensionile jääb, et nüüd ma lähen Portugali, et aitab, nüüd ma ärkan üles ja ma hakkan lõpuks elama. Ja tädi muidugi ei taha, et ta läheks Portugali, et ole ikka siin ja ära nüüd hulluks mine. Ja siis teiselt poolt on Portugali härrasmees,
kes mõtleb, et jah, Eesti on üks nagu põnev ja huvitav riik, et äkki peaks hoopis sinna minna uurima, kuidas seal asjad on. Ja see Portugali härrasmees siis räägib enda teenijaga ja teenija hoopis Portugali minevikku. Ja kuidagi see vaikus, mis sealt tekstist läbi kumab, et suuresti on seal tegelaste monoloogid, aga et on kuidagi väga mõõdutundega kirjutatud, et seal tekib täitsa selline enda nagu kulgemine, kindlasti pakub ka lugemisel juba midagi. Karl Koppelmaa, sest meil on õpetatud madusid kartma, on pigem selline pisut rohkem noortele suunitletud tekst, kus on teemad on ikka alkohol ja armumised ja peod ja tuleb ka oksendamist parasjagu, aga ta on üsna selline tihe tekst, hästi tekstirohke tegelikult. Tal on mingi esteetiline tervik muidugi, enda maailm, aga kuidagi sama asi, et ma ei näe tingimata selle näidendi just täit potentsiaali, et miks ta just näidend peaks olema, miks ta võiks olla mingi lühinovell või. Nii, ja siis Paavo Piigi ja trupiga koos loodud Gesamtkunstwerk, mis on kindlasti üks huvitavamaid näitekirjanduse teosed eelmisest aastast, kui isegi mitte kõige huvitavam. Põhimõtteliselt justkui essee vormis mõtisklus, teemaarendus kunstist kui sellisest, mis teeb ta mõjusaks, mis üldse on need käivituvad jõud selle sees, miks ta meile midagi tähendab, kuidas ta midagi tähendab. 4 trupiliiget, 4 näitlejat mängivad erinevaid situatsioone läbi tuntud kultuuritekstidest, tüüvitekstidest, alates Bergmanist kuni Dostojevskini ja lavatekst, mis tsiteerib ühtlasi nii Kreeka klassikuid kui postmodernistlikke teoreetikuid. Olid ikka vist postmodernistlikud teoreetikud ka, kindlasti oli. Aga jah, see tekst tekitab sellise põneva sünteesi selle vahel, et mida me näeme, mida kuuleme ja mis on see kolmas plaan, mida me tegelikult neist tekstidest teame, on see siis Dostojevski Idiot või midagi muud. Ta on juba lugedes tõesti põnev, et teda saab ka lihtsalt esseena lugeda, aga samas lavaversioon kindlasti lisab nagu mingid täiesti uued situatsioonid, uued suhted nende tegelaste vahel. Pisut hüppaks ka dramatiseerimise juurde, mis on ka üks lüli, mis saab kuidagi siduda siis sellist traditsioonilist kirjandust, proosat ja teatrisituatsiooni. Igatahes rõõmustav on näha, kas või Aara Leiu näitel, et seda dramatiseerimistraditsiooni ilmselt hoitakse elus ja et sinna tekstide hulka lisandub ka uuemat materjali, just kaasaegset eesti kirjandust. Üks teine nagu markantsem näide siis eelmise aasta dramatiseeringutest on Ugalas tehtud Kuidas minust sai hapkomaan või siis narkomaan. Algselt siis Zaomi või Kaur Kenderi romaani jutustuse põhjal loodud näidend. Dramatiseerija oli Jim Vashilevi ja kuna ma seda alusteost pean viimaste aastate eesti kirjanduse üheks kõige mõjusamaks ja jõulisemaks teoseks, siis mul oli küll tunne, et sellel on ka palju potentsiaali, et laval ka saada märgiliseks kunstiteoseks. Paraku kujunes sellest näide sellest, kuidas dramatiseerimine võib just originaalile lisada soovimatu varjundi või selle panna mingisse muusse prismasse. Selle nüansseerituse asemel Vallo Kirsi lavastuses Ugalas sai pisut selline, ütleme, ma ei tea, 90 stiilis hoiatuslugu noortele, et lapsed, ärge narkootikume tehke. Et narkootikumid on nii, et kuidagi kahju, et sellise mitmekesise sotsiaalse närviga tekstist tehti üsna kitsa nagu raamiga lavaversioon, mis on just suunatud kitsale sihtgrupile. Kas mul saab aeg täis või? Loomingus ilmus eelmine aasta 4 näidendit. Toomas Haugi Muravu, Kohvide tagasi, Toomas Kalli Pargivaht ja siis Mart Kivastik Otsides Sofoklest. Muravu oli selline kirjeldus on nagu lavanovell 3 pausiga. Pigem selline nostalgilisem sissevaade ja kontekstis on üks Keldri raamatupood. Aga sellist terviklikumat teost või kandumat teost sellest ei kulge, et jääb pigem selliseks nagu üsna kirjanduslikuks, selliseks nostalgitsemiseks. Toomas Kalli Pargivaht on üsna sarnane näide nagu Toomas Haugi Muravu, et selline, ütleme,
kultuurilooline jant nagu. Lavastaja ja kunstnik tulevad Neeruti mõisasse, hakkavad seal pargivahiga rääkima, et kuidas siin tahaks ikka teatrit teha, siis hakkab pargivaht neile sellest ajaloost rääkima ja selgub nagu tema oleks justkui tegelikult seal juba aastasadu elanud juba Rootsi ajal ja aga et sealt nagu sellist ta jääb ka selliseks nagu illustratiivseks asjaks. Ja Kivastiku otsides Sofoklest on ise juba lühinäidendi formaat, mõned leheküljed ainult, et tundub, et selle nagu kultuurilooline huvi on ka jätkuvalt olemas või seda vähemalt nagu kirjutades proovitakse tabada. Ja sellises nagu 100-aastase eesti keeles ülikooli auks ka kirjutatud, et näidenis ongi 3 siis tegelast Tartu küla ajaloost, 1 professor ja 2 kunagist rektorit tuhlivad seal keldrikorrustel ringi, otsivad kohvikut ja mõtisklevad erinevate aegade üle. Natuke veel siis kõigest sellest tekstikorpusest, mis kuhugi žürii valikutesse ei jõudnud, aga mis siiski lavadelt läbi jooksevad. Kokku lugesin üle, et teatriagentuuri saadetud nimekirjas oli 102 Eesti algupärandit eelmisest aastast siis. Aga need sisaldavad ka vanunäideid, millest on lihtsalt tehtud siis uus lavaversioon. Ma tooksin mõned üksikud siin veel välja, näiteks Helen Rekkori Kiskja, tema autori lavastus dramaturgina tuleks Mihkel Seeder, mis võtab teemana luubi alla vägistamistroogid, korgijoogid siis ja nende jookide sisse piirile pannakse, et eesmärgiga siis ohver muuta põhimõtteliselt kergesti manipuleeritavaks ja ära kasutatavaks. Traditsioonilisematest teatritekstidest võib märkida Tiit Palu Tere Kallis, mis tuli välja Vanemuises, mis on 2 põhimõtteliselt paarilugu, väga selline tüüpiline mudel, et üks paar läheb teisele külla, nad on õhtu koos ja see paar, kes lõõbunud, saabuvad ootamatult külalised. Ja siis kohe saab selgeks, et rahulik ja vaikne tõlavahetus on põhjalikult rikutud. Ega see midagi nagu nii põhjalikku rikkumist ei ole, et on selline, et ütleme selline tüüpiline asi, mida muidu teatrites võib näha, aga tavaliselt on selle kirjutanud siis keegi ameeriklane või inglane. Et selles mõttes tore, et sellist asja absoluutselt muidugi kirjutage, tehke ja miks mitte. Lisaks sellise argisemale poolele oli ka kindlasti mütoloogilisema haardega tekste. Näiteks Paide Uue Teatri Eesti jumalad, autoriks Johan Helm, ei tea palju seal nagu seda grupiloomet taga oli, et kindlasti on eksperimentaalsem teos, päris nagu lugemiselamus sellest ei saa pean tunnistama, mis kipub nagu posttraumaatiliste tekstidega sageli olema, kuigi teinekord võib sealt tulla just mingi omamoodi elamus. Palju on seal ka muusikalist poolt ja üldist kultuurilist ümberkodeerimist või nende koodide, kultuuriliste koodide küsimuse alla seadmist, millel teeb mingis mõttes ka Urmas Lennuk ja Rakvere teatri Made in Chinaga, kuigi kui neid haardid võrreldes Eesti jumalad on ikka sellise kuidagi nagu tragöödia on palju öeldud, aga ta on ikka sellise kuidagi tõsisema haardega või et Made in China on nagu väga konkreetselt ikka selline huumori peale üles ehitatud taaskord, et pisut nagu jandilik, mütoloogiline argiolmega segatud, et jumal ja saatan hakkavad siis läbi käima inimkonda, et mis nad vahepeal teinud on ja mis üldse inimkonnal viga on ja kuidas ikka inimesed õnnelikud ei ole. Aga teatriagentuuri kaustama hoogu igasuguseid põnevaid asju, mida väga hästi liigitada kuhugi ei saa, mis tekitab samamoodi küsimus, et mis see näitekirjandus siis on. Näiteks Tõnis Ninnemets ja The Kid, kus oli ka terve tiim taga. Kraali asjad, Jaik näiteks. Samamoodi Kraali paratamatus elada ühel ajal ja dramaturg oli Eero Epneraga, mis ka ikka kahtlemata suuresti nagu trupi ühistöös sündis. Või mis on näiteks see anonüümne igatsus, mille Eero Epner pani Delfi kommentaariumi põhjal kokku. Ka näitekirjandus näiteks. Igatahes see lihtsalt taaskord näitlikustab seda, kuidas selline näitekirjanduse tüüpiline termin on ajas muutunud. Mis see tähendab, et kas see kõik tähendab seda, et me näeme selle jätku, kuidas teatrilavadel peamiselt, aga suuresti tuuakse just tekste, mis on loodud teatripraktikute enda poolt ja võib-olla proovi käigus. Või äkki ikkagist see, tagasihoidlik seis kodumaises näitekirjanduses, äkki see lõpuks suudaks äratada kõikidel kodus istuvatel kirjutajatel mingisuguse missioonitunde ja katsetamisvaimu, et kuidagi on nagu selline igatsus millegi sellise kaaluka järele. Ja hiljuti Draamateatris välja tulnud Suur Siberimaa on selles mõttes meenutas hea näide, autor Jaan Undusk
juhtusin seda nägema just nii-öelda viimasel vabal õhtul, enne kui eriolukord kehtestati. Ja see pakkus mulle küll nagu sellist kindlust, et näe, saab ka Draamateatril suurel laval teha midagi, mis ühtekokku hõlmab sedasama ajalugu ja kultuurilugu, mis ikkagist Eestis huvitab. Et ta on ikkagist süvitsi minev, pakub mõtteainest, samas teeb suga nagu tunnetuslikult midagi, mida teater teeb. Ja saab ka naerda nii, et ei ole kuidagi pressitud nali. Ehk ma lõpetan kogu selle tiraadi praegu sellise manifestilaadse üleskutsega, et Eesti kirjanikud barrikaatidele, ehk siis teatrilavale, et kutsun üles, julgustan inimesi kirjutama, näidendeid katsetama, saatma neid kirjandustubadesse, esitama neid näideid võistlusele. Järgmine tuleb 2021, et loodetavasti siis need inimesed või autorid, nimed, keda me oleme harjunud nägema proosa ja luule aastaülevaates. Väga tore oleks näha neid nimesid rohkem tulevikus ka draamakirjanduse aastaülevaates, sest julgustavad näiteid siiski viimasel ajal leidub, aga selleks, et need näiteid rohkem oleks, tuleb lihtsalt astuda mõni samm. Aitäh, see on kõik. Ja kui on küsimusi, siis ma kusagil seal YouTube'i aknakeses hea meelega vastan ja arendan mõtisklust.